Hei, Kirsten siin ja täna on meil külas siis Katriin ja Katariina. Ja. Kuidas teil läheb üldse siis? Ma arvan, et täitsa hästi läheb, normaalselt. Väga hästi, tegusalt, aga kõik on korras. Alustame siis Katariina sinust, et räägi endast natuke või? No, minu nimi on Katariina Koomes. Ma hetkel õpin Tallinna Prantsuse Lütseumi 11. klassis. Ma olen 17-aastane ning ma olen Portugalist pärit. Ja Mida sulle teha meeldib? mulle meeldib täiega tööl käia. Ma tean, see on väga siuke huvitav vastus, aga jah, ma käin vabal ajal tööl. Teen teenindust juba peaaegu 3 aastat ning samuti mulle meeldib keeli õppida ja matemaatikaga. Aga vahel me ei saa matemaatikaga nii hästi läbi ka. Okei. Aga Katriin, räägi siis sina endast. Ja, et tere, ma olen Katriin, et ma olen ka Tallinna Prantsuse Lütseumi 11. klassis. Ma olen hetkel meie kooli meediatoimetuse juht. Vabal ajal ma käin näiteks meie rahvatantsutrupis leisikat tantsimas, ma käin segakooris, üleüldse väga tegus, proovin tegeleda nii paljude asjadega kui võimalik. Olen ka õpilasesinduse liige. Okei. Aga alustakski, et nii-öelda ma olen aru saanud, et eriti sul on rahvatantskoor ja sul on väga palju tööd. Et mis siis nii-öelda inspireerib teid olla nii aktiivsed ja mitmekülgsed ja kust te selle nii-öelda motivatsiooni ja jaksu saate? Ma arvan, et see on lihtsalt iseloomus kinni. Mul on nagu terve elu olnud see tahe teha võimalikult palju ja olla võimalikult kasulik nii iseendale kui ka teistele. Ja ma arvan, et kui ma lihtsalt teen nii palju erinevaid asju, siis see on võimalus minu jaoks. Ma loon endale erinevaid uksi, millest ma saan sisse astuda. Ses suhtes meile räägitakse, et et sa oled noor, sul on kõik uksed valla, aga ma tunnen, et sa pead ikkagi ise ka pingutama ja mida rohkem sa pingutad, seda rohkem võimalusi sul tekib. Ja nõustun Katriiniga täitsa, et see kindlasti on iseloomus kinni. Aga ma teen seda kõike pigem enda pärast rohkem, mitte teiste pärast. Ja samuti ka see, et nagu mida rohkem asjadega ma tegelen, seda rohkem tutvusi ma teen ja jällegi rohkem uksed on tulevikus avatud. Ja need ma ütleks, et jah, et ma teen kõike suht enda tuleviku jaoks ja enda jaoks pigem. Selline huvitav küsimus ka, et kuidas te kirjeldaksite üksteise sõprust, et kui kaua see on kestnud ja milline see on ja kus see tuli? See suhtes väga põnev küsimus. Selles mõttes tegelikult 10. klassi alguses me ei saanud Katriiniga üldse hästi läbi. Aga see ei olnud ka siuke mingi vihavaenlase suhtumine üksteise vastu, kindlasti mitte, lihtsalt meie iseloomud ei klappinud. Aga me hakkasime selle aasta alguses rohkem suhtlema ja siis me saime aru, et tegelikult on täitsa nagu minu inimene. Ja siis saime pinginaabriteks ka ja nüüd suht oleme koos kogu aeg koolis. Alguses oli täitsa selline, et üldse ei klappinud, aga sa pead õppima inimest tundma, et aru saada, kas ta on sinu inimene või mitte. Ja siis jällegi, kuna te olete väga aktiivsed nii koolis kui ka väljaspool kooli, et kuidas te siis leiate tasakaalu kooli hobide ja muu tegevuse vahel? No minu jaoks kõik see, mis ma teen väljaspool kooli, ongi minu nagu vaba aeg, minu vaba tahe. Et kui ma nüüd tegelen selle meediatoimetusega või käin tantsimas, siis see on minu jaoks see hetk, millal ma saan puhata sellest koolist. Et ma ei võta teda kui nagu lisakohustust, vaid ma võtan seda kui võimalust päriselt puhata ja teha, mida ma armastan ja tahan teha. Et kui sa teed midagi, mida sulle tegelikult ei meeldi teha, siis ta on kohustus ja siis sul lained löövad lihtsalt kokku peas, et issa mul on nii palju teha. Aga kui sa võtadki seda, et okei, see on minu enda nagu valik, ma ise tahan seda teha ja mulle meeldib seda teha, siis see hoiab seda kõike tasakaalus. Ja sa leiad nii-öelda aega ka selleks, et sul on aega kooli peal. Ja sina? Ja mul on kindlasti aja planeerimine. Et ma ütleks, et ma teen nagu hästi palju asju, nagu me oleme juba aru saanud. Aga see kõik on kinni siis selles, kuidas inimene oma aega oskab planeerida. Et kui inimene ei oska aega planeerida, siis ta võib teha ka ainult mingi 2 asja ja ikka tal ei ole aega muude asjade jaoks. Ja pluss ka, et iga kord, kui ma teen midagi, mis mulle väga ei meeldi näiteks koolis, siis ma tuletan meelde endale, miks ma teen seda ja nagu see on kõik minu enda jaoks ja minu tuleviku jaoks. See ei lähe raisku ühesõnaga. Nüüd jah. Okei. Ja siis nii-öelda, kuna me oleme aasta lõpus, mida te olete teinud selle aasta jooksul, mis on kõige meeldejäävam saavutus? Minu kõige meeldejäävam saavutus arvatavasti ongi see meediatoimetuse juhiks saamine. Et ma ei tahtnud üldse seda alguses. Eelmine juht ütles mulle, et kuule, et nagu sa ju täitsa sobiksid, et nagu sulle meeldib see ja sul on need omadused olemas.
ja ma olin mingi ei, see ei ole minu asi. Aga ma ikkagi vestlesin päris pikalt ja mulle nagu hakkas see huvi pakkuma ja meeldima ja kuna ma olen nagu Saue koolis olnud ka õpilasesinduse president, siis ma tundsin, et võib-olla see on mingi teistsugune väljund enda selliseid juhi omadusi kuidagi arendada ja iseennast arendada. Ja kui ma kandideerisin, siis ma sain maksimumhääled, mind valiti. See on olnud täiesti pöörane teekond siiamaani, aga ma ei kahetse mitte ühtegi hetke, et see on väga keeruline, väga raske, aga see on nii tore ja nii lõbus. Sul? Ja no mul on kindlasti see, et ma siis olin suvel vahetusvanem töökohas, kus ma olen nüüdseks juba kohe 2 aastat olnud. Selles mõttes minu vanuse jaoks on see ikka väga suur väljakutse, ma ei tea mitte kedagi teist, kes oleks nagu minu vanuselt sihukest tööd teinud. Et ta kindlasti nõudis nagu minult väga palju ja ma pidin väga palju asju juurde õppima, sest põhimõtteliselt nagu kogu restorani saatus oli minu käes, kui juhatajat ei olnud ja värki. Et see oli hästi sihuke eye-opening, kui inglise keeles siis öelda. Et kindlasti see on minu suurim saavutus minu arvates see aasta. Ja kuna siis 11. klass, järgmine aasta on 12, et mis on teie plaanid siis peale gümnaasiumi, nii-öelda tulevikuplaanid? Ma olen sellele väga palju mõelnud ja ma arvan, et selle aasta alguses mulle jõudis kohale. Ma läksin koju ja ma ütlesin enda emale, et minust saab kas ajakirjanik, poliitik või advokaat. Ja ma arvan, et need 3 on minu sellised nagu peamised eesmärgid. Samas ma tunnen, et mul ei saa olla mingit kindlat eesmärki, kes ma tahan olla, sest et ma olen ikka veel nii noor ja mul on nagu nii palju erinevaid asju, mida ma tegelikult tahaksin teha ja veel õppida ja ma tahan lihtsalt maailma mõista ja kõigest aru saada ja võimalikult palju teada ja kogeda. Ja kui ma panen endale mingi kasti ette, et okei, nii, nüüd minust saab ajakirjanik, ma ei liigu sellest edasi, siis ma tunnen, et ma raiskan jällegi võimalusi. Ja no mul on natuke sarnane vastus või ajakirjandus on kindlasti üks valik. Siis oleks ka majandus. Tegelikult täiega tahaks matemaatikat minna õppima. No kes vähegi teab mind väga hästi, siis nad teavad, et tegelikult mu unistuste suund oleks matemaatika, aga mul on tunne, et praeguses ühiskonnas ei ole kõige mõistlikum asi, mida minna edasi õppima, seega ma olen selle mõtte täiesti ära unustanud. Aga jah, kas ajakirjandus või midagi majanduse või äriga seotud, aga tegelikult ei ole üldse kindel veel. Ma ei oskaks nagu kindlalt öelda, et ma lähen seda õppima. Ma arvan, et mul on natuke aega veel on. Me oleme omavahel ka rääkinud, et plaan on minna Tallinna Ülikooli BFM ja ajakirjandust koos õppima. See on hea. Aga nii-öelda natuke õpilasesinduses nii-öelda olemisest, et mis on siis kõige huvitavamad või keerulisemad kogemused? Ma olin siis enda vanas koolis õpilasesinduse president, käisin siis Tallinna Südalna koolis. Ja ma mäletan, et kui ma tulin õpilasesinduse presidendiks, siis meie koolis oli see nii-öelda õpilasesinduse värk väga välja surnud nii-öelda. Et enne mind oli mingi aasta, 1,5–2 aastat vahet, kus ei olnudki õpilasesindus üldse. Seega ma olin see, kes nii-öelda veits äratas ellu selle. Nii et ma ütleks, et ma tegelikult tegelesin nagu suhteliselt vähe asjade planeerimisega, vaid pigem nagu tegelesin sellega, et seda uuesti ellu äratada koolis. Ja et õpetajad saaksid ka aru, et siuke asi nüüd on. Nii et ühesõnaga ma tegin väga palju siukest nagu kerjuse tööd, põhimõtteliselt nagu okei, palun, teeme midagi. Ja lõpuks see tegelikult on väärt seda, sest nüüd, kui ma vaatan tagasi minu praeguse kooli õpilasesindusele, mu väike õde käib ikka veel seal samas. See tegelikult läheb väga hästi. Nad käivad üritustel, nad käisid Riias kusagil koos. Nüüd ühesõnaga nad on nagu väga kaugele liikunud sellest, kus see õpilasesindus oli siis, kui ma nii-öelda astusin sinna presidendiks, et ma arvan, et minu tööl tegelikult ikkagi on kasu olnud, nii et ma olen väga õnnelik sellele. Okay. Ma olin õpilasesinduse president Sauel. Minu jaoks oli natukene keeruline, sellepärast, et gümnaasium oli just Sauelt ära kadunud ja me olime nagu esimene lend, kes oli ilma gümnaasiumita koolis. Ehk siis esimene president, kes oli nagu 9. Ja ma arvan, et mis oli sel ajal probleem, on ka praegu probleem, on just see liikmetele motivatsiooni andmine. Et õpilasesindusele sa vaatad otsa, seal on nagu 30-40 liiget, aga reaalsuses tööd teeb mingi 5–10 inimest. Jah. Et see on kindlasti üks selline päris suur murekoht. Okay.
kuidas te siis aitate kaasa oma kooli ühiskonna ja kultuuri arendamisele? Et te mõlemad käite Tallinna Prantsuse Lütseumis ja mõlemad olete on ju seal õpilasesinduses? Ei. Tema ei ole, mina olen. Ta aitab mind, ta toetab mind. Ja ei, selles mõttes öelda selle kohta, et Katrin on pinginaaber ja kõik see meediatoimetusvärk, mida ta teeb ja õpilasesindus, no ma ikka olen seal temaga vaimselt kaasas ja vahel otsustas ka selles mõttes ise mu nimi ei ole kusagil ametlikult kirjas, aga ma ikka proovin aidata teda nii palju kui võimalik. Lihtsalt ma olen otsustanud, et nagu ma praegu keskendun pigem õpingutele ja tööle kui kesele. Kooli ekstra tegevusele. No kooli kultuurielu osas, kui ma toon paralleele Saue ja Lütseumi vahel, siis üks asi, mis mulle Lütseumis rohkem meeldib, on see, et meil on kordades rohkem üritusi ja need on nagu päriselt sellised põnevad üritused. Et ma ei ütle, et Sauel on nagu igavad üritused, seal on ja lõbusad mingid tantsuvahetunnid ja fotoseinad ja asjad, aga Lütseumis me korraldame rohkem selliseid kultuurilisi üritusi, et meil käis just Villing rääkimas just majandusest, ettevõttest. Ja meil on nagu oma loomingu õhtud enda kooli õpilastele, meil nüüd tuleb luuleõhtu. Me proovime kaasata nii algklassi, põhikooli kui gümnaasiumi teha neile erinevaid üritusi, et me korraldame nagu väga-väga palju erinevaid asju ja ses suhtes see ju panustabki kooliellu, sest et inimesed on läbi selle nagu koolieluga kaasatud. Et Katariina tegi meil inglise keele projekti raames ühte äppi Tender, sa võid natukene sellest rääkida. Aga see on väga hea, et selle üleseid ma oleks vist ära unustanud, aga jah, 10. klassis on meil kõigile siis Lütseumis kohustuslik osaleda ühes projektis nimega Proovikivi. Põhimõtteliselt me koondume nagu väikesesse rühmadesse klassisiseselt, see on siis kogu lend osaleb selles. Me peame tegema midagi, mis säidab ühe nendest mingi Euroopa eesmärkidest, mis on seotud kultuuriga, loodusega, ükskõik millega, ühesõnaga. Ja see pidi olema niisugune hea tegevuslik, mis täidab mingi probleemi ühiskonnas. Ja siis me alguses, mina ja mu sõbrannad siis, kellega me tegime seda, me ei võtnud üldse tõsiselt seda, okei, suva, teeb ära. See on lihtsalt mingi järgmine kodutöö, aga meil tegelikult, see läks meil nii hästi. Me tulime ühe nii hea idee peale, et me saime aru, et siis isegi võib-olla kannab vilja. Siis me hakkasime rohkem vaeva nägema, siis me võitsime Proovikivi võistluse siis. Ja siis käisin Impact Day'l ka selle sama projektiga. Ja Krisse Laaslaid oli meie juhendaja, et väga tore oli. Ja siis lähen ka nüüd Tallinna Ülikooli sellest rääkima. Tundub, et see areneb kuhugi. Aga et nendele, kes siis ei tea, mis see on, siis see on üks äpp nimega Tender ja see põhimõtteliselt teeks õpilasesinduse tööd koolis, aga see on natuke teismoodi. Selles mõttes ma võiks väga pikalt selgitada sellest, aga ta on mõeldud nagu koolidele kasutamiseks ja aitamiseks. Et õpilased saaksid ka rohkem sõna võtta koolisisestes asjades, sest nagu minul isiklikult on vahel probleem olnud sellega, et mul on tunne, meid ei kuulda piisavalt. Isegi õpilasesindus vahel. Aga üldse, et miks just Prantsuse Lütseum? Miks te just nii-öelda 9. otsustasite, et ma tahan sinna minna? No minuga on siuke naljakas lugu, et mul olid tikis paberid sees. Ma oleks Inglise kolledžisse läinud. Ja siis ma härkasin hommikul varem juhuslikult, see päev, kui olid lütsikatsed ja ma mõtlesin, et miks ma lähen sinna, ma olen juba koolis sees, mul nagu ei ole mõtet. Ja ma mõtlesin, okei, ma lähen käin ära, et kordan eksamiteks, mis iganes. Ma läksin sinna, ma tegin need katsed ära ja need olid nii teistsugused katsed võrreldes kõigi teiste koolide omadega. See ei olnud see, et kas sa tead seda füüsikavalemit, vaid seal oligi, et kas sa päriselt nagu tead maailmast midagi. Et nagu kultuuripilt ja seal oli lihtsalt üks ülesanne oli mingid järjest Eesti saared, mingi idast läända või mingi maakonnad. Suurusjärjekorras. Ja mulle väga meeldisid need katsed ja põhimõtteliselt ma sain juba sama päeva õhtul teada, et ma olen vestlustele oodatud. Et ei olnud seda, et nüüd ma ootan 2 nädalat ja praen seal kodus, et kas ma saan sisse või ei saa sisse. Ja mul olid nagu sellest ülejärgmine päev olid vestlused ja ma läksin sinna vestlusele, et okei, no see on tavaline vestlus nagu vestlus ikka, et küsitakse mingi raamatuid loed, mis filmid sulle meeldivad, kes sa oled, mis uudiseid sa oled. Aga see oli nii teistsugune vestlus. Neid nagu päriselt huvitas, kes ma inimesena olen. Kui ma nagu rääkisin enda raamatutest, nad ei olnud mingi okei, nii järgmine küsimus liigume edasi, vaid nad olid just, et jaa, ma olen ka lugenud seda raamatut, see oli ülilahe. Suhestusid. Ja, et see oli nii tore. Ja ma hakkasin nagu rohkem uurima selle kohta.
ma lugesin kõik nende dokumendid läbi, ma tegin endale nagu plusside miinuste tabelid nagu Lütseum versus TIK ja ma olin lõpuks nagu Lütseumist nii lummatud lihtsalt, et ma viskasin kõik muu ja mingi, ma lähen sinna kooli. Ja no mul oli ka täpselt see, et mul olid Inglise kolledžis paberid sees, sest nagu alguses ma tahtsin TIK-i minna ja ma olin kindel selles, see oli nagu kivisse raiutud, et ma lähen sinna. Aga kes ma sain teada, et siuke koht nagu Lütseum ka eksisteerib, see oli küll enne seda, kui ma üldse katsestele registreerisin, see oli mingi 9. klassi keskel äkki. Siis ma hakkasin uurima ja nagu täiesti ausalt peamine põhjus, miks ma läksin, on prantsuse keel. Sest ma teadsin, et ma tahtsin seda õppida ja ma käisin TIK-is ka vestlusel ja seal küsisin ka direktorit, et kuidas prantsuse keelega on. Ja ma otsustasin siis Lütseumi kasuks, sest seal on parem prantsuse keele õppe. Nii et jah, põhimõtteliselt jah, täpselt selle järgi ma valisingi, aga ma tegelikult tahtsin alguses TIK-iga minna. Nüüd siis lihtsalt sinule küsimus, Katariina, nii-öelda, et mis on Portugali ja Eesti plussid ja miinused? Issand, Eesti kõige suurem miinus on see, et see on nii väike ja mitte, sest mind häirib, et siin ei saa nii palju ringi reisida, ei, sest kõik tunnevad kõiki. Ma kolisin siia ka alles 8 aastat tagasi ja noh, ütleks nii, et ma ei oleks eluses surnud uskuda, ma tegelikult tean nii suurt inimeste arvu Eestis, kui ma tunnen. Ja see kindlasti on miinus, minu arvates vähemalt, sest sa ei saa nagu väga teha midagi nii, et vähemalt 10 inimest sellest teada ei saaks. See võib pluss ka olla loomulikult, aga see pigem häirib mind, ma ütleks. Portugalis on pluss kindlasti ilm. See on väga soe. See on praegu mingi 15 kraadi. Nii et jah, aga Eesti ilm ka tegelikult mind väga ei häiri. Peab lihtsalt soojalt riidesse panema. Ja kõigile, kes vinguvad, et külma on, siis kandke mütsi. Aga jah, tegelikult mõlemad riigid väga meeldivad. Nagu väga-väga meeldivad, aga ma ei koliks tagasi ka enam. Sest ma olen nii harjunud oma eluga nüüd siin ja mul on kõik sõbrad siin. Loomulikult on Portugalis ka paar sõpra. Aga lihtsalt ma põhimõtteliselt kasvasin ikkagi nagu selleks inimeseks, kes ma praegu olen Eestis, nii et ma ei koliks tagasi. Aga rääkides siis keelte õppimisest, et mis on siis nii-öelda teie jaoks sellised raskused keelte õppimise juures? Ma ei ole mitte kunagi olnud selline inimene, kellele jääksid asjad hästi meelde. Ja siis ma läksin Lütseumisse, mis on teada-tuntud kool, kus sul peab kõik meeles olema kogu aeg. Ja ma istusin seal keeletundides ja ma mõtlesin, et ma ei õpi seda keelt nagu mitte kunagi ära. Ma tegin enda prantsuse keele A2 eksami ära. Ma sain 74% äkki läbi sealt ja ma mõtlesin, et okei, ma sain läbi, see ei tähenda, et ma keelt oskan. Ja siis see aasta meil on nagu hoopis teistsugune õpe keelega, kus me päriselt nagu, meie õpetajad räägivad meiega ainult prantsuse keeles ja see arendab keelt nii kiiresti ja mul on tunne, et ma päriselt valdan seda keelt nüüd. Põhimõtteliselt Lütseumis on see, et esimene aasta on siuke kiirõpe, et nad proovivad meid viia samale tasemele, kus on nii-öelda need põlised lütsikad, kes on nagu terve elu Lütseumis käinud. Ja ma olin mingi, nad ei suuda seda teha ja siis nüüd ma nagu võrdlen enda keeletaset ja mingi inimese keeletaset, kes on 11 aastat seda keelt seal koolis õppinud ja meil on nagu sarnane see. Et jah, ma ei teagi, kuhu ma enda jutuga nüüd täpselt jõuda tahtsin, ma lihtsalt, ma soovisin jagada seda. Keelt on raske õppida, see jääb külge ja siis ei jää külge ja siis jälle jääb külge. Ja no ma tean, see kõlab nagu ma arvaks endast ülipalju, aga mul ei ole kunagi keeltega raskusi olnud. Nagu mul jäävad keeled väga-väga hästi külge ja mul on prantsuse keelega ka juba väga hästi. Ja no loomulikult ma räägin siis portugali keelt ka ja siis nagu osaliselt hispaania keelt ka ja kuna prantsuse keel on ka romaani keel, siis nad kõik toetavad teineteist, seega mul ei olnud üldse nii raske alustada, kui oli Katriinil või muu teisel klassiõdadel. Nii et jah, mul on kindlasti vedanud keeltega, et mul endal probleeme ei ole kunagi olnud. Võib-olla ma kaklen kõige rohkem vene keelega. No me kõik teeme seda. Mul ei ole motivatsiooni seda õppida, seega see teeb ka selle külgejäämise veits keerulisemaks. Aga siiski ei ole probleeme olnud keeltega. Okei. Aga Katriin, et sa tegeled rahvatantsuga ja ka käid kooris, et millal see tuli ja miks see tuli see nii-öelda tahtmine minna? Kooris ma olen terve elu käinud. Ma olin vist mingi 2 või 3 aastane, kui mu ema pani mu vana mõisa mingisse koori ja ma käisin lasteaias laulmas ja ma olen nagu terve elu koorilaulja olnud. Ma olen käinud laululaste võistlustel ka laulmas, aga soololaul ei ole väga minu asi. Mulle meeldib see, kui ma olen pundis ja me laulame ja ma nagu tunnen, et ma olen nüüd nagu ühtne inimestega.
see on ka põhjus, miks mulle laulupeod nii väga nagu hinge lähevad, sest see on nagu tunne, et sa oled terve rahvaga üks. Tantsupeoga ja üleüldse nagu tantsimisega on see, et mul nagu ei olnud väga huvi. Samas ma tunnen, et sauel võib-olla ei olnud seda väljundit nii palju. Et kui ma 9. lõpetasin, ma teadsin, et ma tahan gümnaasiumis minna rahvatantsu tegema, ma tahan minna tantsupeole ja laulupeole samal aastal. See unistus see aasta ka täitub õnneks, loodetavasti. Ja ma läksin siis 10. alguses, ma läksin leesikatesse tantsima ja ma armusin nii ära, nagu need inimesed, see seltskond, ma mõtlesin, et tantsimine ei saa kunagi mulle südamelähedaseks saada, et laulmine on see nagu minu nišš ikkagi. Ja nüüd ta on lihtsalt nii südamelähedaseks mulle saanud, et ma nagu saan aru, miks inimestele päriselt meeldib see ja see eneseväljendus ja kuidas sa lihtsalt nagu voolad selle muusikaga kaasa, see on nii tore. Ja nüüd, Katariina, et kuna sa teed palju tööd kooli kõrval, siis kuidas sa tuled sellega toime, et kuidas sa läbi põle või kuidas sa nii-öelda raskusi ei tekita? No jällegi, aja planeerimine. Okei, no selles mõttes, et ma käin peamiselt reedeti ja laupäeviti tööl. Kindlasti vahel nädala sees ka, ma ütleks, et 6 paar korda. Mu juhatajad on ka loomulikult väga arvestavad täiega minu kooligraafikuga. Nad teavad, et ma saan nagu olla piiratud koguses tööl ainult. Et mina pigem ütlen neile, millal ma saan tööl olla, kui see, et nemad ütlevad mulle, millal nemad tahavad mind tööle. Nii et mul on väga hea töösuhe siis nendega. Aga ta ei ole raske, ma lihtsalt tean, et okei, ülejärgmine nädal on väga raske. No siis sinna nädalale ma nädala sees tööpäevi ei pane. Lähengi reedel peale tunde ja laupäeviti. Aga näiteks, no eelmine nädal oli väga-väga kerge koolis meil. Ja siis ma lihtsalt võtsin tööpäeva, teisipäeval. Kirjutasin juhatajale, et ma saan tulla. Ja siis ma tulin. Nii et selles mõttes ta ei ole üldse nii hull. Ma tean, et nagu tegelikult mul on ka jällegi väga vedanud töökohaga, nagu tõesti. Aga sest ma ei usu, et nagu enamus noortel, kes käivad tööl kooli kõrvalt, on nii head ja nagu head võimalused nii-öelda, et käia siis, kui nemad tahavad käia. Aga kindlasti sellega saab toime ka tulla, kui sa lihtsalt ise nagu planeerid oma asju hästi. Näiteks mul on pühapäevad täiesti vabaks võetud. 0 plaani, ma ei näe enda sõpru, mitte midagi, ma olen kodus ja ma õpin asju ette. Ja teen asju, mida mul on vaja kindlalt teha, mis on seotud kooliga. Mida iganes, et pühapäevad ongi sellised päevad, et kui ma midagi nädala sees ei ole tehtud, siis ma teen pühapäeval ära ja teengi. Okay. Ja mis on siis teie elus nii-öelda selline väike asi, et mis toob alati rõõmu isegi raskel päeval? Et kui on raske päev olnud, siis see on just see, mida te sooviksite teha. Ma jääksingi sellest rääkima, sest et ma olen endale võtnud sellise mõtteviisi, et ma tahan leida rõõmu igas asjas. Et kui mul on nagu väga raske päev ja kõik tundub nii paha ja ma jäin bussist maha ja vihma sajab ja sain koolis 2 ja kõik läheb halvasti, kõik on minu vastu, siis ma proovin ikka leida selle nagu mingi ühe väikse asja, et seal ei ole mingi konkreetset asja, mis otseselt nagu rõõmu valmistab, vaid ma ise tekitan selle rõõmu endale. Talvel kõnnin ja mingi jää krabiseb mu jalge all ja lihtsalt nagu see võimalus elada, see tuletab mulle meelde seda, et me oleme kõik nagu elus ja me elame kõik elu esimest korda ja meil kõigil on sellised päevad ja sellised probleemid ja mured ja rasked hetked, et kui me nagu kõik proovime leida mingi rõõmsa asja enda päevas, siis me arvatavasti leiame selle. Kui me kogu aeg mõtleme, et kõik on nii halvasti, kõik on pahasti, ma ei taha, ma ei saa hakkama, no siis reaalsus on see, et sa ei saagi hakkama ja sa ei tahagi enam hakkama saada. Et aga kui sa kuuled linnulaulu ja mõtled, et see oli minu päeva kõige parem hetk, siis nii ongi. Mul on suht sarnane vastu või mul on väga-väga harva halbu päevi. Ma leian rõõmu igas asjas põhimõtteliselt. Ma olen väga energiline inimene, väga rõõmsameelne, et selleks, et mind nutma ajada, no see ikka võtab veits. Ja et selles mõttes jällegi mul on väga harva on selliseid päevi, kus ma olengi, et kurat, üldse minu päev, täna ongi halb päev, et selliseid päevi mul väga ei ole. Aga kui on väga harva või on kui lihtsalt mitte kõige parem päev olnud, siis mu õde kindlasti, ta on must 2,5 aastat noorem, ta on 9 praegu ja ta lihtsalt nii onju ja ta on nii naljakas, ta huumorimeel on lihtsalt nii hea ja ta lihtsalt põhimõtteliselt mu panim sõbranna ja ta kindlasti teeb alati mu päeva paremaks. Isegi kui ma nuutan selle asemel tulla lohutama mind, ta teeb mingi nalja, mingi ülilolli nalja ja siis ma juba naaran ja siis on kõik hästi. Kindlasti muda, jah.
Katariina mõttel edasi, et üleüldse lähedased inimesed. Et kui sa oled üksi, siis sa oled üksi. Kui sul on nagu inimesed ümber, kes panevad su naerma pimedatel hetkedel, siis on kõik hästi tegelikult. Sa ei ole kunagi üksi, sa ei pea kunagi enda murega üksi olema. See tuletab meelde mulle, kui me olime mingi teisipäeval või. Me saime mõlemad Katriiniga Matas kahed. ja sulle pidi Mata meeldima? Ei meeldib küll jaa, aga noh, vahel ei saa läbi. Ja siis ma hakkasin nutma. Aga see ei olnud siuke nagu nutmine. See oli siuke slight pisar. Katriin lihtsalt vaatab toimalt otsa. Mul oli mingi ülilolli pilgu ja siis ma lihtsalt hakkan naadma. See on kõik fine. Nii et jah. Aga nüüd viimaseks küsimuseks, et mida te nii-öelda sooviksite noortele või endast noorematele öelda? Või mis on teie elu moto nii-öelda? No kindlasti see rõõmuasi on minu poolt üks, mida ma kindlasti tahan nagu edasi anda. Et kui keegi on 9. klassi lõpetaja praegu näiteks või 12. klassi lõpetaja, see võib tunduda nagu kõige raskem otsus su elus ja nii keeruline on. Aga tegelikult see ei ole nii hull. Või nagu sa pead lihtsalt proovima mõelda kõik asjad võimalikult positiivseks. Et kui sa juba oled ette mõtestatud negatiivselt, siis no arvatavasti midagi negatiivset juhtub ka. Et aga kui sa nagu ise pingutad ja üritad ja tahad olla parem versioon iseendast, siis see ka juhtub. Et sa pead lihtsalt ise olema väga tähelepanelik, rõõmsameelne, hooliv. Ole hea inimene, siis on kõik hästi. Ja no hakkasin ka ütlema just, et ole hea inimene. Aga ei, peamiselt see, et see võib olla kõlanud natuke karmilt, aga ma tahaks öelda nagu noortele ja noh, eriti meist noorematele, et ärge olge laisad. Sest tegelikult see on suur probleem. Ma näen seda enda klassikaaslaste pealt ja tuttavate pealt ja see ei ole tore. Ja ma tean, et paljudel noortel on see hirm, et aga ma tahan oma noorust nautida. Ma tahan seda teha. Jaa, ma teen seda kõike, aga ma saan oma asjadega hakkama ka. Et selles mõttes on kõik tehtav, sa pead lihtsalt nagu jällegi kokku võtma ennast ja nagu motiveeritud olema. Ja ma tean, et seda motivatsiooni on vahel raske leida. Aga kui sul ei ole mitte kusagilt võtta seda, siis mõtle kas või enda tuleviku peale ja kuidas see hakkab välja nägema, kui sa ennast nagu kokku ei võta. Sest kui sa ei võta ennast meie vanuses kokku või kas või 10. klassis, mida iganes, siis noh, see tõenäoliselt sa tulevikus võtad on väga väike. Ja ma lihtsalt soovitan noortel nagu teha asju, proovida asju, isegi kui ei lähe läbi. Osalega võistlusel, olümpiaadidel, mida iganes, ehk ükskõik mida, kui te ei võida, mitte midagi ei juhtu, vähemalt te proovisite ja õppisite ikka mingit uut asja. Ja ärge muretsege, et jõuate kõiki teisi asju ka tehtud ja sõpradega olla. Et jah, kindlasti, lihtsalt tehke. Oleks minu siis sõnum. Aga aitäh, te tulite. Aitäh kutsumast. Aitäh kutsumast. Ja näeme järgmises osas.